proovin hästi kiiresti rääkida, et olen ääretult tänulik, et te täna siia olete tulnud kõik. Nii palju uusi nägusid, inimesi, nimesid. Ja kas ma nagu mõtleks kohe selle peale, et kutsuks teid Loodusturismi Ühingu liikmeks ja võin kutsuda ja räägin ka, mis see kõik endaga kaasa toob. Aga pigem on see, et mul on väike selline missioon. Minu missioon on tuua rohkem inimesi loodusesse ja olles loodusturismis osalise töökoormusega projektijuht, tegelen ma ka erinevate muude asjadega, mis kõik tegelikult täiendab seda loodusturismi valdkonda ja eesmärk on siis tuua rohkem inimesi loodusesse. Ja ma olen aru saanud, et kui me loodusturismi asjaliselt omavahel teeme koostööd ja võrgustume, siis koos tehes on lõbusam. Võib-olla tulemused on paremad, ressurssi raiskub vähem ja siis on ka seda rõõmu kellegagi jagada. Ehk Andres Turraga olen ka seda rõõmu jaganud. Ja et kaasan hästi palju Loodusturismi Ühingu liikmeid erinevatesse tegevustesse, kuna ma ise toimetan siin Kõrvamaa piirkonnas ja proovin võrgustada ka siis Visit Kõrvamaa piirkonda, siis käib kogu aeg minule mõttes see, et kuidas me saaks koostööd teha ja kuidas mõnusamad ja põnevaid asju korraldada ja seda siis looduses, sest värskes õhus on alati toredam olla kui kuskil kinnises rõõmus. Ehk selline väike sissejuhatus ja selle ma tahtsingi selle jutuga öelda seda, et ma olen loomas nagu siis loodusturismi ja selliste kogukonda. Et see ühing on alates 2018 loodud Aivar Ruukali poolt, kes tundub, et on meil Eesti loodusturismi maastikul pigem selline ideede generaator ja igale ühele paneb mingeid mõtteid pähe ja siis asjad hakkavad juhtuma ja sündima. Ja minul oli võimalus liituda siis 2021 november ühinguga. Tegin väikse kannapöörde võib-olla. Palgatööl töötajast sai freelancer. Ja ma mõtlesin, et olles siis 12 aastat toimetanud ühes matka- ja suusakeskuses ja mõtlesin, et nüüd on see aeg, kui jään pensionile, et see on nüüd aeg, kus ma saan proovida erinevaid ameteid, erinevaid tegevusi. Aga ei läinud, läks pool aastat, kui ma leidsin selle Loodusturismi Ühingu enda jaoks ja kui võimalus siis rohkem oma siis missiooni ellu viia. Ja tänaseks me oleme aru saanud, et selline kogukondlik suhestumine või kogukondlik tunnetus õlgõla vastu on tegelikult see, mida meil on vaja igapäevaselt. Me tunneksime ennast hästi, me tunneksime motiveeritud ja me tunneksime rõõmu nendest asjadest, mis me teeme. Et kui see hommikul ikkagist voodist üles ja ärka niimoodi, jess, tuleb äge päev, isegi vist siis, et see lund nüüd tuli ja kõik plaanid on pea peal. Et kui sul seda tunnet ei ole, siis ei ole mõtet, siis võib edasi magada. Nii võib oma elu ära magada, maha magada. Ja siis sellest kogukonnast väärtustest võiks olla see, et see loodusturismi asjaline väärtustab loodust, koostööd ja et me hoolime ja räägime kaasa seesama asi, et kui me näeme kuskil midagi, laita, ole hea ja aita, et pigem panusta sellesse, et muuta maailm paremaks. Vähemalt oma maailm paremaks. Ehk siis me ootame ühingusse selliste väärtustega inimesi, ettevõtjad. Ma olen kogu aeg öelda, et loodusturism kui ettevõtlus on elustiili ettevõtlus. Seal ei ole kellaaega, et millal su tööpäev läbi saab või seal ei ole puhkepäeva, pigem see ongi sinu elustiil. Ja sellise elustiili väärtustega ettevõtjaid või giide või retkejuhte me enda seltskonda, kogukonda, perre võib öelda ootamegi. Nii. Tänase päeva jooksul on Lili läheb ära ja Taega Lili. Näeme jälle.
et tänase päeva jooksul on suhteliselt palju siin räägitud loodusturismist kui jah, ühing siin ja ühing seal, et eks meie nagu eesmärk ongi inimesi kokku tuua, õigeid inimesi kokku tuua ja pakkuda seda teadmisi, mis nagu võiks olla väärt, mis suunaks võib-olla siis õigele teele või millest saaks inspiratsiooni, et justkui oma elu ise põnevaks teha. Ja koostöö me teeme turismiosakonnaga, Liini just lahkus, ta vast kuulab mind lõpuni, mis ma küll räägin, et EAS-i Visit Estoniaga teeme koostööd ja tänu sellele, et meil on turismistrateegias toit, loodus, kultuur ja võib-olla võimegi öelda, et see loodusturismi ühing on nagu ellu puhutud tänu Visit Estoniale ja tänu maaturismile, et me saame täna ikkagist oma ühinguna toimetada ja meil on olemas siis üks inimene poole kohaga palgal, kes siis tegelikult igapäevaselt suhtleb erinevate siis koostööpartneritega, proovib koondada mõtteid, ideid ja võib-olla siis ka utsitada kergelt tagant. Et ma võingi öelda, et ma olen nagu pigem selline seal loodusturismi ühingus nagu utsitaja, et ma näen, see võiks teha seda, see võiks teha, seal on nagu see, et siis ma nagu üritan kokku viia ja teha kõigiga koostööd. Isegi võib-olla vahest meil on eestlased ei taha koostööd teha, siis ma leian, et meie on nii väiksed. Ma ei ütleks, et ma oleks väike ego, ma olen väga suur ego, aga olen õppinud seda, et hea koostöö või hea selline suhtlemishoiak, sõbralik meel on ikka parem kui see kellelegi ära panna, et mis see siis päeva lõpuks parem on. Ja nüüd oleme ellu viinud siis sellised traditsioonilised sündmused juba, ehk siis kevadine strateegiaseminar, mis peaks andma sellise üldvaate ja sügisel tuleb siis sügisseminar, lihtsalt sügisseminar, kus proovime fookuses hoida just nagu omavahel suhtlemist. Et see sügis on teada, 15. oktoober on hetkel välja õisatud kuupäev, et võite endale kirja panna ja peale seda tänast seminari ma saadan kõikide teile nagu sellise väikse tagasiside küsitluse või just seda, et saada sisendatud, millistel teemadel, mis täna jäid õhku ja teid jäid vaevama või meil oli täna vähe aega, et milliseid teemasid selle seminaril veel käsitleda või keda kutsuda esinema või siis millesse rohkem süübida. Ja kui nüüd igapäevasest tööst rääkida, siis koondame kokku oma kõik matkakorraldajate teenused, kuvame neid ühiselt, saadame infokirju ja oleme ka hästi palju võtnud enda rolliks, siis meil on teemood üle Eesti, teemood. Et harida siis teemoosi sihtkoha esindajaid sellega, mis looduses toimub, sest ta pahatihti on kõik ei ole looduse inimesed. Kui väljas vihma sajab, siis vaadatakse õue, et enam küll õue ei lähe. Aga tegelikult võib olla padu vihmaga kuskil metsas väga äge ja huvitavaid pilte saada ja võib-olla hoopis koged seda loodust teistmoodi. Et ma proovin kogu aeg sütitada seda pisikut, et loodus on äge iga ilmaga, kus on isegi see riietus peab olema õige, jah, muidugi, et sul on ebamugav, kus on külm ja märg ja ebamugav. Et siis pigem on see, et kõike saab nautida lihtsalt õige vaatenurga alt. Ja jah, me oleme avatud nendele uutele projektidele, ideedele ja mõtetele, et seda me kõike teeme. Ja mida meie liikmed täna, keda meil on 50+, on seal ootelistis veel mõned, ootavad siis seda, tegelikult ootavadki ühisturundust ja ühiskampaaniad. Et tihtipeale on ikkagi see müük või turundus, et see ei ole aega, siis me tegeleme praegu sellega, et leida häid lahendusi oma kodulehekülje arendamiseks, see on ka nüüd koostöös siis selle Interregi UK projektiga, et me suudaksime jõuda oma koduleheküljel nii palju, et me koondame sinna alla Visitis siis tooted, teenused, mis on loodusturismi meie liikmed ja tekitame sinna juurde tellimuskeskkonna ja ostukeskkonna ja suudaksime siis seda pakkuda nii Eesti turistiga natuke halvasti.
selles mõttes, et me oleme eestlased, me tõstke käsi, kes käivad matkakorraldajatega matkal. Väga tore. Aga üldjuhul on minul arusaam, et eestlane käib ise metsas. Kui ei ole vaja mingit spetsiifilist matkavarustust, siis eestlane läheb ise metsa ja tihtipeale ikkagi see väärtpakkumine selle matkateenusele, mida te osutate, tuleb välisturistilt. Ja sellepärast me keskendume ka hästi palju välisturistidele, sest less is more. Sa võid teha ka 2 inimesega matka, sa ei pea tegema 20 inimesega matka. Sa võid teha 2 inimese matka, sa võid teha 5 inimesega matka ja see on poole nauditavam, kui võtta 20 inimest või 50 inimest. Ja siis tuleb see jalajälg ja kõik muu sinna mängu veel, et mulle on viimase ajal tundunud, et välisturist on see, kellele võiks keskenduda ja seda siis ma selle loodusturismi ühinguga me vaatame ka sellest suunast tänu sellele, et meil on välisturgudele suunatud see ingliskeelse klientuurile suunatud ingliskeelse keskkonna nagu suunitlusega projekt. Ja nüüd tänasest päevast edasi minnes on näha, et on tegelikult ikkagi sellist spetsiifilist valdkonna koolitusi vaja, ehk siis sellega nagu edasi minna ja leida uusi põnevaid ideid, mõtteid, teemasid, mida käsitleda, võib-olla näiteks ka see esmaabikoolitus, mis võiks olla justkui loodusturismi matkakorraldaja vaatest ja kus oleks lähtutud sellest spetsiifikast, mis meil seal metsas võib juhtuda, mis selle ootamusi tuleb, et kuidas sa selle inimese sealt välja tood ja millal see esmaabi tuleb või kellele sa helistad, kui levi ei ole ja mis sa siis teed. Et see sellise vaatenurga alt. Ja turundustegevustest, et põhiliselt enamus tegevused, mis on seotud, mis ma teen, ongi selle projektiga, aga on ees Inglismaal Birdfair, kus siis kõikidelt liikmetelt ma kogun neile uusi tooteid, teenuseid, koondan nad kokku, panen nad ühe trükise peale või flyeri peale või siis QR-koodiga ühele koduleheküljele ja siis jagan seal võimalikult palju informatsiooni. Mul on hea meel, et osad liikmed on mulle juba öelnud, et meil see projekt algas eelmine aasta, aga väikse vinnaga, nii et nagu hoovõtt oli pool aastat, et tänaseks on juba saadud otseselt kontakte, otseselt päringuid ja käib niisugune sisuline töö. Ja siis on veel tulemas septembris on Manchesteris on üks mess ja siis novembris on Londonis. Et need on sellised ehk siis sellised kuupäevad, milleks ma jälle kogun kokku, leian uusi asju ja et saaks nagu võimalikult palju siis meile neid häid kliente. Sest need on head kliendid ja nad on tänulikud kliendid. Ja nüüd kutsun üles, et kui te nüüd sellest tänasest päevast koju lähete, tunnete, et te tahate loodusturismi ühinguga liituda või te võiksite nagu kaaluda seda, siis te võite julgelt kirjutada info@loodusturism.com. Samas on koduleheküljel leitav ka link, kus on täida avaldus, saad avalduse täita ja liikmeks astuda ja mis see liikmelisust tähendab teile, et see tähendab 100 € kuus või kuus, vabandust. See tulevikus võib-olla 100 € kuus. Tulevikus, on ju. Aga praegu on 100 € aastas, siis kui ma suudan rohkem vastu pakkuda, te näete reaalset tulemust, siis need liikmelised tasud tõusevad ka. Aga praegu on 100 € aastas ja seal võib tekkida selliseid projektipõhilisi lisatasusid, näiteks tänane päev ei olnud kõigile kellelegi tasuta, sest mina ei usu tasuta asjadesse. Me saame küll mingi projektiraha, aga tänase päeva eelarve on 8000 €. Ei ole nagu odav lõbu. Et ikkagi see oma osalus peaks olema igal asjal, mis me teeme midagi teistmoodi või uut, mida ei ole planeeritud. Ja nüüd ühiskampaaniad, et koondame kokku, maikuus on tavaliselt looduskaitsekuu ja rahvusparki või kaitsealade päeva tähistamine. See toimub ka Lahemaal on plaanis, Soomaal on plaanis, ma tean, et siinsamas vist Kõrvemaal on plaanis ka Põdrakanepi festival, Lahemaal on piknikute päev, et koondame erinevate matkakorraldajate info kokku, just kes pakuvad selliseid unikaalseid matka kaitsealadel. Et metsisevaatust, edrevaatust ei pakuta,
aga justkui huvitava vaatenurga all. Ja august on matkakuu, mis on Eestis ju traditsiooniline, et seljakotid selga mööda pikki matkateid, et siis me koondame samamoodi erinevaid põnevaid matkasi kokku ja proovime kõik siis nende kampaaniate korral, me proovime võimalikult palju saata laiali siis oma kontaktide, koostööpartnerite kontaktidele, et see leviks võimalikult palju. Ja tekiks teadmine, et mis nagu looduses toimub ja mida võiks teha, et äkki me suudame tõsta seda inimeste osakaalu, keski lõpuks siis rõõmsalt matkale tulevad. Tasulist reklaami ei ole teil? Mis tasulist? Näiteks Facebookis. Jaa, ei ma olen teinud pisteliselt. Aga ma olen vaadanud ka seda, et kuidas levib, kuidas ma gruppides jagan, tõstke käed ka, kes on märganud seda Loodusturismi Ühingu mingeid postitusi. On jäänud silma, ei ole jäänud, tuleb veel tööd teha. Aitäh. Et üldjuhul ma ikkagist näen, kuidas nagu gruppidesse läheb laiali ja see, et tekitada selline harjumus, mugav harjumus, et see tulebki kogu info ühest kohast või ühest sellest kanalist, et pigem see harjumus on vaja tekitada ja see võtab aega. Aga tasulisi teeme siis, kui on mingi hea kampaania, me oleme kokku pannud. Et üks asi on see, et kas ma koondan info kokku ja jagan seda infot või siis me teeme juba mingi sõnumiga ja konkreetselt nagu agressiivse kampaania, et ta on suunatud kohe ostule, aga selleks, et me kohe ostule saaks suunata, peaks tulema kõik need teenusepakkujad valmis ka oma seda ostu vastu võtma. Jah. Jah, ja uudiskirjad ja sotsiaalmeedia. Ja siis uuele liikmele on välja toodud, ma olen kirjutanud välja seda, et mis me siis sellest liikmest ootame või mis liige nagu, mis ta kohustatud, et tegelikult on nagu lihtne öelda, et praegusel hetkel, kuna mina olen projektijuht seal, siis me ei kohusta midagi, lihtsalt kui ma saadan vahepeal mingid mõtteid, ideid või küsimusi, näiteks täna Marger Ammo tõi mingid uuringut ette meil RMK selle Marilin tegi 5 läbi uuringu, ma olin nagu nii piinlik, et teie siin kõik ütles, et tegelikult oli meie ühingu liikmetel siuke kiirküsitlus, et mis on kogemus RMK-ga või millised teemadel võiks nagu RMK-ga tulevikus nagu kokku saada ja põhjalikumalt arutada. Ja siis tuli sealt päris siukseid paluseid, sest kui sa nagu anonüümselt ütled, siis sa julged nagu välja öelda kõik, mis sul südamel on. Aga kui sa pead panema see nime alla ja ütlema otse välja, siis võib-olla eestlane ei julge seda öelda või me ei julge öelda. Aga sellest, seal oligi see, mis nagu kõige rohkem meie ühingu liikmeid häirib on need tasuta matkad, et kui öeldakse, et ei ole tasuline, siis 2 euri matka eest küsida täiskasvanutel, kes on ostujõuline klientuur, siis põhimõtteliselt nagu on tasuta. Et meil on nagu mingid omad mõtted, mida me tahame siis lõpuks, kus me tahame nagu jõuda, et me ei peaks konkureerima riigiasutusega, vaid me võiksime siinkohal nagu koostööd teha, et leidagi nemad teevad üle-eestised kampaaniad, on turunduspool ja me võime pakkuda oma teenuseid ja nende kampaaniate raames. Et just selliseid ja kui me räägime veel nendest, et kaks korda aastas oleks vaja käia toimuvatel üritustel, koosolekutel, veebikoosolekutel, kui ei saa, siis infot jagama, minu küsimustele vastama, et suhteliselt nagu lihtne. Andres Tuuro, mis sa arvad selle kohta? Et kas see kogemuslood ei hakkavad enne pihta või pärast siis, kui meiega läheb? Jah, et väga hea, ma olen üsna veendunud, et see saal on ka oma ajakavas maas. Nii et ära sellepärast muretse, et kogemuslood ei ole pihta hakanud. Siis ma tahan ütelda küll, et meie klubi, N35 matkaklubi on küll oma valikuga väga rahul, et astusime Eesti Loodusturismi Ühingu liikmeks. Sest avaliku matka, mis me teeme, kui me üles paneme, siis alati, kui paned kaaskorraldajaks Eesti Loodusturismi Ühingu, siis see levib hulga rohkem, kui see meil endil. Nii et see on üks selline punkt, mis kindlasti kaalub üles selle liikmemaksu, mis on aastane. Teine on see, et sa saad kaasa rääkida siis nende turismi teemadel, mis üles tõstatatakse. Sul on nagu see sõna õigus või sinu sõna on kaasa.
ja meil on veel mingid chatigrupid ka, üks chatigrupp on, kus on nagu suud puhtaks. Seal käib vahepeal sihuke andmine, et ma panen rahulikult telefoni ära, ma ei vaata parem. Aga noh, see peab olema selline koht, kus sa nagu saadki auru välja lasta ja noh, see nagu viisakuse piirides küll, aga seal läheb vahest ka niisuguseks mõnusaks, noh, ikka niisugust vahest on nagu sellist catch'i ka vaja, jah. Et siis selline lühikene ettekanne ja siis koostöö ühendab ja loodus liidab on see lause, millega ma tahan siis lõpetada, et olete teretulnud Loodusturismi Ühingu Pärre, kes tahab, ei pea, sest järgmine sügis 15. oktoober tuleb samamoodi seminar, mis on ka avatud, ei ole mitte ainult liikmetele ja vahepeal, mis me oleme aru saanud, et mis on veel vajadus, on see, et me tahaksime niisuguseid mõttetäälguid hakata korraldama, mis tähendab siis seda, et on nüüd vabamas vormis kokkusaamised ja on mingid teemad, mida me võiksime lahendada ja siis tekitada sellist mõnusad ajurünnakud ja võib-olla jõuda mingi uutele tulemusteni. Vot, nii. Et kui küsimusi ei ole, siis aitäh, võite minna.